Me oleme täna kaalukirurgia keskuses ja vestleme Katiga. Tere, Kati! Tere! Nii tore, et meid vaatama tulid. Rõõm on minupoolne. Me räägime täna sinu teekonnast meie juures. Et sa oled meie patsient ja väga palju muutunud. Räägi, milline oli eelmine, Kati, see enne maavähendusoperatsiooni? Jalgadega õhupall. Jalgadega õhupall. Olid sa rõõmsameelne see juures või kuidagi? Olin küll tegelikult. Ma olen rõõmsameelne kogu aeg olnud. Eks mitte päris selline nagu praegu, aga ega siis lõpuni negatiivne ei saa olla ükskõik, mis olukorras sa oled. Nii see on tõepoolest. Miks sa otsustasid meie juurde tulla? Võib-olla kõige nagu viimase tõuke kogu selle operatsiooni ja kõige jaoks andis ehk nagu töötervise kontrollis avastus, et vererõhk on tõusnud. Seda ju ise ei tunne. Ja mingit mõõtmist aparaatigi kodus olemas. Ja siis kui avastati, et see on natuke kõrge võitu ja kuna mina ei armasta süüa ravimeid, minu arust on see keemia, see on mürk ja see minu arvamus. Ja siis tuli leida mingi teine lahendus. Ja võin päris ausalt öelda, mina ei ole inimene, kes suudab aastaid dieeti pidada, et hakata ootama mingit tulemust. Ma oleks võib-olla käega löönud vahepeal, ei tea. Pole proovinud, ei oska öelda. Ja siis hakkas küpsema väike mõte, et miks mitte teha maavähendusoperatsioon. Natukene uurisin tasuta variante, oleksin kvalifitseerinud kindlasti, sest kehamassi indeks oli ikkagi üle 40, kes seda enam mäletab. Palju sa kilodest ja palju sa kaalusid? 125 oli kevadine kaal ja siis suveks siis rannavormi 120. Meeter 62 pikkusega oli seda ikkagi päris palju. Ja ütleme kaasnev haigus ka, et oleksin kvalifitseerunud sinna. Aga kaks põhjust samamoodi jälle, et kuuldavasti seal on pikemad järjekorrad. Ja teine asi on puht minu enda eetika, minu enda poolt tekitatud probleem, milles ei ole mitte kedagi maailmas süüdistada peale iseenda ja oma laiskuse. Miks selle peab maksumaksja kinni maksma? Ma mõistan. Nii sa leidsid meid. Kuidas meiega see kogemus oli? Kuidas see kõik kogu protsess käis? Oi, see oli nii lihtne, et see on juba põhimõtteliselt meelestki läinud peaaegu. Et uurisin lihtsalt netilehekülge, valisin täpselt selle, milline juhuslikult ette tuli. Seal oli mingi ankeet, testi sobivust, midagi sarnast. Peaks olema praegu ka ehk. Täitsin selle ära. Ja minu arust ei tulnudki väga kaua oodata, ehk oli paar päeva, kui Laura oli see, kes minuga ühendust võttis. Pakkus mulle kirurgi konsultatsioone. Ja minu arust ta pakkuski mulle ainult doktor Kauri. Ma ei mäletagi, et ta oleks pakkunud doktor Kirssi. Ma tõesti ei mäleta, sest asi oli nii lihtne. Kui ma oleks vaeva näinud, siis mul oleks ilmselt meeles olnud midagi. Et mina arvasin, et kuna see on ikkagi nagu tasuta konsultatsioon, mis on tõesti hea, et inimene ei pea hakkama juba ette siis nagu raha maksma, kui ta ei ole veel otsusele jõudnud, et kõik on nagu kuidagi veel lahtine mõtte tasandil. Ja siis meil oli väga meeldiv vestlus siis doktor Kauriga. Saite vastused ühesõnaga? Sain põhimõtteliselt vastused ja minu peas hakkas küpsema otsus, et kui ma saan rahastuse tagataskus tõesti raha võtta ei olnud. Medikredit on väga hea partner, vastus tuli väga kiiresti. Meil on mitmeid selliseid järelmaksu. Kõige soodsam. Aha, okei. Pangatöötajana ma uurisin täpselt järgi, milline tuleb olema siis kogu see makstav summa. Alati tasubki uurida mitmes kohast, et siis leida endaks sobivam. Ja mis siis sai? Tuli see operatsioonipäev kätte, tulid siia. Mis siis sai? Hommikul 6:30 siin ootasin, minu uks lahti tehakse. Kannatamatu ja kärsitu inimene.
ei, kõik oli väga tore, ainukene, milles ei ole keegi süüdi, on see, et minu operatsioon oli kuskil seal õhtupoole, et ma ei jõudnud vist ära oodata, millal see tuleb, et noh, et ma olin kuidagi sinna saba lõppu jäänud. Aga noh, see ei ole mingisugune probleem, kõik oli kenasti. Narkoos iseenesest mulle võõras ei olnud, ühe operatsiooni kunagi elus läbi teinud. Ma teadsin, et see ei tule olema nüüd mingisugune tohutult meeldiv kogemus. Ei olnud ka midagi hullu, väga toetav personal, kõigile suurimad tänud selle eest. Kuidas taastumine oli? Hakkasid sama päev kohe ka kõndima siin jalutama, et olid aktiivne, et see on alati väga tubli, et küllap see ka aitas selle kiire taastumisele kaasa. Noh, mingisugused valud, lihtsalt need on need gaasivalud, need mingisugused ikka on, aga neid ei tasu küll kellelgi nagu karta, sellepärast, et need on täiesti talutavad ja igal inimesel on võimalik võtta siis ravimeid, nii palju kui ta neid vajab. Noh, ma võin ju öelda, et okei, kontoritöötajana esmaspäeval oli operatsioon, ma istusin kolmapäeva hommikul kontori laua taha, no kodus töötades, aga olin täiesti võimeline tööd tegema. Kuidas uue toitumisharjumustega läks, et alguses on see ikka ju hoopis kardinaalselt midagi muud kui senini, eks? Kuidas sa harjusid sellega? Noh, tähendab, et alguses oli nagu lihtsalt, kuidas ma nüüd ütlen, mina ei tea midagi täiskõhutundest ja näljast, kumbagi ei olnud. Sööma pidi sellepärast, et pidi sööma ja siis ma olen nagu hästi planeeriv inimene. Ma planeerin oma aega võimalikult pikalt ette, mul on omad kalendrid alati, omad tegemised, kõik. Mul oli täpselt samamoodi ka toitumine paika pandud, et need on kellaajad, millal ma pean sööma ja siis mul oli oma peas, neid ma lausa üles ei kirjuta, oma peas ka endale menüü, et mida ma söön hommikul, mida ma söön siis ja mida ma siis teen. Enne operatsiooni keetsin endale igasuguseid püreesid valmis, sellepärast, et poeimiku toit tuletas mulle kuidagi meelde seda, mina nõukaaegne inimene, mäletan väga hästi seda, kuidas emad toitsid väikseid lapsi, et enda suust ja siis kuidagi sinna ja siis ma nagu kuidagi see beebitoit ei läinud kohe mitte. Et arvasin, et kui ma selle ise valmis keedan, et siis ma tean täpselt, mis seal sees on ja ma olen selle oma maitse järgi teinud ja pärast jõudsin neid küll minema visata, sest ma ükskõik kui väikse koguse ma tegin, neid oli ikka liiga palju. Sest tegelikult ma nagu ei kujutanud ette, kui väike kogus on 30 grammi ja 60 grammi. Ega ei kujutagi, see on ikkagi väga, väga teistmoodi. Aga magu ju võttis järjest rohkem vastu ja siis hakkas ka kaal langema. Ma saavutasin, ütleme normaalkaal. Internet on täis igasuguseid valemeid, mis on normaal, mis on ideaal, bla, bla, bla. Normaalkaal oli see siis midagi 60 ehk kopikatega. Selle ma saavutasin märtsikuus. See oli siis, palju see siis nüüd teeb? 9 kuud peale operatsioon. Väga tubli oled tõesti. Aga tead, mina vaatan, imetlen seda sinu sportlikku eluviisi. Ma olen poole silmaga natuke jälginud ka, kuidas sa jooksed ja toimetad, et sind vaadates sa näed imeilmus välja ja need lihased. Kuidas su elu on muutunud? Sa oled nüüd nii sportlik. Eelnevalt ei olnud sa üldsegi, eks ju, et või... Ei jah, tähendab, et energiat nagu on mul kunagi noorena varem jätkunud küll igasugusteks asjadeks, aga sporti ma pole nagu varem teinud, et mis nagu kõige olulisem minu jaoks oli see, et ma teadsin, et operatsioon ei ole see, mis nagu võluvits, lõikab kõhu maha ja nüüd ongi kõik elu nagu lill ja laseme edasi. Et see on elu muutus, see tuleb oma peas paika panna, miks kaal on tõusnud. Kuna mina teadsin, et minu kaal on tõusnud oma enese laiskusest, see tähendab seda, et siis tuleb oma tagument tooli pealt üles korjata ja hakata seda siis nagu millegagi tegelema. Ja igasugused juhendid, mis ma kõik siit teie juurest kaasa sain, seal oli siis kuskil konkreetselt kirjas, kas oli, nüüd ei mäleta, oli see 6 nädalat peale operatsiooni võib hakata vaikselt liigutama. Ma ei mõtle siin kõndimist ja asja, see kuulus nagunii sinna niimoodi, et iga hommikune kõnniring, mis läks lihtsalt natuke pikemaks. Et
ehk oligi vist natukene rohkem kui 6 nädalat peale appi, astusin elus esimest korda jõusaali uksest sisse. Väga julge samm. Võtsid see treeneri? Võtsin treeneri sellepärast, et ma tahtsin nagu mitte, et ma lähen nüüd katsun kõike seal, vaid ma tahtsin, et inimene tuleb ja näitab mulle, kuidas mingi asi töötab. Mul oli treenerile selgitatud oma taust, et asjad on nii, olen läbinud operatsiooni, et on siis 2 eesmärki, kaalulangus pluss siis, et nahk tõmbaks tagasi. Et ühesõnaga, et nahk tuleks kaalulangusega kaasa, mitte ei jääks kuskile nagu lendorav. Soovitan teistel samamoodi treeneriga alustada. Seda ei pea jätkuvalt tegema. On ju see ühekordne kas või investeering sellesse, et treener ütleb, mida teha. Et mitte hakata oma pead välja mõtlema ja siis võib ka endale liiga teha. Et inimesed kardavad, et kõhunahk hakkab rippuma. Ja, see on see kõige, siuke hullem koht aga see ei tähenda seda, et peab tegema vahet pidamata kõhulihaste harjutusi. Treener ütleb, mis on hea ja mis mitte. Siis ma lihtsalt alustasin vaikselt, käisin ikka paar korda nädalas ja samal ajal muidugi iga päev siis kõndisin, sest joosta alguses on raske. Jõusaali ma läksin, siis ma olin 20 kilo maha võtnud, ma kaalusin 99,9 kilo. See oli suur pidupäev, 2 korda, 2-kohaline number. Siis tasapisi kaal ikkagi väheneb ja siis ma olin äkki novembris 84 kilo, midagi selle ringis. Siis ma mõtlesin, et läheks kuskile sellisesse trenni, kus natukene higistatakse. Jõusaal on siuke vaikne tegevus. Ja need on siis sellised rühmatreeningud, sellised hiidid, kus tehakse hästi palju kardiot, hüpatakse ja tehakse. See sobis sulle ka? See sobis mulle. Selle kohta võin öelda, et see oli alguses kohutavalt raske, emotsionaalselt raske, mitte füüsiliselt. Et kuna seal olid inimesed, kes olid mõningad juba siis 3. aasta seal trennis käinud ja tegelikult on kohutav vaadata, kuidas teised teevad istesse tõusu. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja mina ei suuda üles tõusta. Et tegelikult olin paar korda loobumas ja siis arvasin, et ei tohi. Tead, ma väga imetlen seda sinu sellist eesmärgi püstitust ja sirge seljaga sinnapoole minemist, et väga sihikindel oled ja palun väga tulemus on ka, et tõesti väga tubli, imetlusväärne. Kui nüüd meie lugu kuulavad inimesed, kes alles kaaluvad maavähendust, et kas see teekond tasub ette võtta ja võrdlemisi kulukas ikkagi et mis sa ütleksid neile? Ikka tasub. Tähendab, et ma oletan, et enamik inimesi on nagunii teinud midagi juba selle jaoks, et see kaal langeks ja kui sein tuleb ette, ikka tasub. Siis tasub. Seda ei tasu karta, sellepärast, et igasugune meditsiiniline sekkumine on tegelikult ju risk. Me riskime ka sellega, et me lähme siit üle tee. Võib auto alla jääda. No eks elus on ikka nende asjadega, et see on suhtumise küsimus. Kuidas sa enda jaoks asjad lahti mõtestad, eks ju? Just nimelt. On see sama, just nimelt mina olen eesmärgikindel ja soovitan teistel samamoodi mõelda, et eesmärk oleks ju siis nagu olla tervem, ilusam, ma ei tea, tugevam, mida iganes, eks ole, ja kergem elu ja ka pikem elu. Selle kohta võiks ka nagu öelda, et see ülekaalulisus ilmselgelt inimene ei ela tõenäoliselt nii kaua, kui ta tervena ja normaalkaalus elaks. Tasub ikka see teekond ette võtta. See kerge see kindlasti ei saa olema, see on nüüd natukene samamoodi, et igale inimesele mõjuvad operatsioonid erinevalt, ka tulemus ei pruugi igal ühel tulla nii kiiresti, aga ei tasu muretada, see tuleb nagunii. Läheb natuke kauem aega lihtsalt. Kas sa tunned, et sa olid meie poolt nagu toetatud ja info oli kätte saadud piisaval määral, et ma mõtlen just kogu seda toitumist ja sest et ega operatsioon ise ju sind saledaks ei tee, vaid see, mis pärast hakkab toimuma.
info on täiesti tipp-topp olemas. Need, mis nagu siit haiglast kaasa sai, seal on isegi retsepte mingisuguseid, noh, mitte retsepte, vaid noh, lihtsalt toitumis nagu neid menüüsid on ju. Retsepte jagab Jaanika Facebooki lehel. Meil on nüüd ka retseptiraamatuka valminud, ma annan sulle kaasa. Seda siis ei olnud. Aga toitumise puhul ei ole mingisugust probleemi, minu arust ka kõik muu tugi. Ma võin ausalt öelda, et mina pole nagu vajanud meditsiinilist tuge, aga see on ka täiesti olemas. Kui ainult tarvis, et olen kuulnud, et saab siia ühendust võtta, minul ei ole lihtsalt vaja. Ma võin öelda, et ega tihtipeale ei olegi, et läheb kõik ennast ja kergesti. Ma väga tänan sind, Kati, tulemast. Aitäh oma lugu jagamast. Üks väike asi veel ja see kõige tähtsam. Palju sa siis täna kaalud? Täna hommikul oli 57,2 on ju, see on siis nagu 800 grammi rohkem kui üleeile. Aitäh sulle, armas Kati!